Kas teadsid, et piibel on täis inseneritehnilisi imesid ja loovaid lahendusi, mis muutsid ühiskondi? Eelmises osas vaatasime neist esimesi, kuid täna sukeldume veelgi ekstreemsematesse näidetesse. Me räägime inimestest, kes julgesid Jumalalt küsida võimatuid küsimusi, murda läbi raamidest ning elada teiste, mitte ainult iseenda heaks. Lisaks jagan ma teiega lugu mehest, kes sai Jumalalt üleloomuliku lahenduse meie ajastu kõige üüratumale probleemile, digimaailma laastavale mõjule meie ajule. Kuidas sellest lõksust pääseda? Kohe kuulete. Vaatame kõigepealt lugu, mis on kirjas esimese kuningate raamatu 7. peatükis. Kui kuningas Saalomon ehitas Jeruusalemma templit, andis Jumal talle üleloomuliku tarkuse ja tõi appi meistri nimega Hiiram. Templi õue valati hiiglaslik pronksist veemahuti, mida kutsuti Vaskmereks. Miks oli see oma ajast ees? See oli tollase maailma metallurgia ja valutehnika absoluutne tippsaavutus, mida paljud ajaloolised pidasid pikalt võimatuks. Mahuti läbimõõt oli umbes 5 meetrit ja see mahutas üle 45 000 liitri vett. Kogu see massiivne voolitud ja lillevanikute ornamentidega kaunistatud pronksanum valati ühes tükis maa sisse kaevatud savivormi. Matemaatiline täpsus ja ma vaatan seda märkmetest ja ma midagi mööda ei paneks. Tänapäeva moodulmajade ja mobiilsete militaarstruktuuride loogika pärineb otseselt sealt. Ka Uuest Testamendist leiame prohvetlikke ja logistilisi inseneri lahendusi, mis olid oma ajas tehnoloogiliselt ja struktuurselt kaugelt ees. Kui püha vaim juhtis apostel Paulust ja teisi kristlasi evangeeliumi levitamisel, ei liigutud uisapäisa, vaid kasutati tollase maailma absoluutset tipptehnoloogiat, Rooma teede ja meresõiduvõrgustikku. Ja mis viisil oldi siis ajast ees? Rooma impeeriumi rajatud kiviteed olid insenerikunsti ime. Seal oli frenaažid, seal oli kihiline vundament ja see kõik säilis sajandeid. Jumal ajastas Kristuse tuleku ja Uue Testamendi sündmused nõnda nimetatud Pax Romana perioodi, mis esmakordselt ajaloos oli loodud toimiv üle-euroopaline logistiline internet ehk taristu. Püha vaimu strateegiline juhtimine apostlite tegude raamatus kasutas seda infrastruktuuri globaalse võrgustiku loomiseks viisil, mida mitte ükski tolleaegne liikumine ei suutnud. Uurime nüüd lähemalt Jeesuse Kristuse ametit. Uues testamendis nimetatakse Jeesust ja Joosepit sõnadega tekton, mida eesti keelde tõlgitakse sageli kui puussepp. Kreeka keeles tähendas see aga üldehitajat, kivide müürijat ja inseneri, kes valdas matemaatikat, mõõtmist ja rasketööstust. Jeesuse õpetused sisaldavad tollase aja kohta väga edasi jõudnud ehitusloogikat. Näiteks tähendamissõna targa ehitaja vundamendist kaljul või nurgakivi kontseptsioon, mis viitab Rooma kaarkonstruktsioonide ja võlvide tipptehnoloogiale, kus ühe ainsa kivi, nurgakiviks või võlvikiviks
Lihvimine oli niivõrd täpne, et see hoidis koos kogu massiivset ehitist. Jeesus võttis oma aja füüsilise inseneriteaduse tipptaseme ja kandis selle üle nähtavatesse maailma, tuues vaimse struktuuri, mis peab vastu igale sajandile. Uus testament näitab, et Jumal ei andnud enam tellise ja mördi mõõte, vaid ta kasutas inimkonna tolleaegseid tehnoloogilisi tippsaavutusi, et juhtida oma inimesi tegema asju, mis muutsid maailma ajalugu igaveseks. See on see, milleks Jumal on meid kutsunud, et muuta maailma ajalugu selle tarkuse läbi, mis tema meile on andnud. Ja see ei ole ainult filosoofiline tarkus, see on äärmiselt praktiline. Viimase paari aastakümne digirevolutsioon näiteks, kõik need nutitelefonid, sotsiaalmeedia, lakkamatu infomüra, see ei ole lihtsalt mugavus. Neuroteadlaste ja psühholoogide sõnul on see läbi aegade kõige ulatuslikum eksperiment inimajuga. Meie aju on tänu neuroplastilisusele võimeline end ümber struktureerima vastavalt keskkonnale ja ta ongi seda kohanenud. Aga selle hind meie kognitiivsele ja emotsionaalsele tervisele on ääretult ränk. Vaatame viisi, kuidas see pidev kära on meie aju normaalse toimimise sõna otseses mõttes segi paisanud. Esiteks on dopamiinisüsteemi kaaperdamine. Meie aju preemiasüsteem arenes välja keskkonnas, kus infot ja ressurssi oli vähe. Sotsiaalmeedia algoritmid on disainitud seda iidset süsteemi ära kasutama. Mis juhtus? Iga meeldimine, iga teavitus, lõputu ekraani kerimine vallandab ajus väikese doosi dopamiini, ootushormooni. Kuna sa kunagi ei tea, milline postitus on järgmine huvitav asi, tekitab see täpselt samasuguse mustri nagu hasartmängu sõltuvus. Ja mis on selle tagajärg? Meie aju baasdopamiini tase nihkub paigast. Tavalised aeglasemad tegevused nagu raamatu lugemine, jalutamine või süvenemist nõudev töö ei suuda enam selle kiire laksuga konkureerida. Tulemuseks on krooniline igavustunne ja rahutus hetkel, kui telefon käest pannakse. Teiseks on tähelepanuvõime ja tegevjuhi kurnatus. Meie ajus on selline piirkond nagu prefrontaalne koor. See on aju tegevjuht. See vastab tahtejõu, keskendumise, otsuste tegemise ja emotsioonide reguleerimise eest. Mis juhtus? Pidev stiimulite vahetamine sotsiaalmeediast uudistesse, sealt emailile, siis sõnumitesse. See sunnib aju multitasking režiimi. Aga neuroteadus on tõestanud, et aju ei suuda teha mitut asja korraga. Ta lihtsalt lülitub ülikiiresti ühelt asjalt teisele. Ja mis on selle tagajärg? See lakkamatu rapsimine kurnab tegevjuhi ära ja kulutab aju glükoosivarused. Meie tähelepanuvõime on drastiliselt kahanenud. Meil on raske hoida fookust ühel asjal pikemalt kui paar minutit, sest aju on treenitud ootama järgmist katkestust, järgmist dopamiini laksu. Kolmandaks on süvaanalüüsi kadumine. Et info liiguks lühiajalisest mälust pikaajalisse, vajab aju aega ja vaikust ja piibel kõneleb meile sellest. Ja seda nimetatakse mälu konsolideerumiseks. See on see, mille pärast Jumal ütleb, et ole tasa ja tea, et mina olen Jumal. Kuula mind. Tänapäeva infomüra on aga nagu liiga kiiresti voolav vesi, mida püütakse lehtri kaudu pudelisse valada. Suurem osa lihtsalt voolab mööda. Me oskame infot kiiresti leida ja skaneerida. Me oleme selles arenenud, kuid me kaotame võime luua sügavaid, kriitilisi ja filosoofilisi seoseid selle infoga. Meid on loodud sügavalt mõtlema. Laul 92:5 ütleb Jumala kohta, kelle näo järele me oleme loodud, et sinu mõtted on väga sügavad. Kui me ei õpi uuesti sügavalt mõtlema, siis me kaotame iseenda. Me oleme loodud Jumala näo järele ja Jumal on andnud meile oma sõna kaudu sügavad
mõtted. Kui me üritame piiblit ja Jumala sõna kiiresti lugeda, samamoodi pinnapealselt nagu TikToki või Instagram feed'i, siis me ei õpi eales tundma Jumalat. Ja seetõttu ei õpi me tundma ka iseennast. Ja see tähendab seda, et me läbime selle elu katkisena. See tähendab, et me ei vii eales täide seda suurt plaani ja potentsiaali, mille Jumal meie sisse on asetanud. Neljandaks on vaikerežiimi hävitamine. Ajus on eriline piirkondade võrgustik, mida nimetatakse vaikerežiimi võrgustikuks. See aktiveerub siis, kui me ei tee mitte midagi spetsiifilist, kui me unistame, vaatame aknast välja või tunneme lihtsalt igavust. Mis sellega juhtus? Tänapäeval on iga vaba hetk bussi oodates, järjekorras seistes, enne uinumist. See on täidetud ekraani vaatamisega. Me oleme kaotanud selle tühja aja, mis on ääretult oluline meie aju terviseks. Ja mis on tagajärg? Aga just see vaikerežiim on hädavajalik meie loovuse, enesepeegelduse ja identiteedi loome jaoks. Just nendel vaiksetel hetkedel seedib aju emotsioone ja läbielatut. Kui see režiim välja lülitatakse, kasvab sisemine ärevus, sest me ei tegele enam oma sisemaailmaga, vaid tarbime ainult väljast tulevat müra. Ja viimaseks on krooniline ohutunne. Sotsiaalmeedia algoritmid soosivad emotsionaalselt laetud sisu, eriti viha, hirmu, nördimust. See hoiab inimesi kõige kauem ekraanide ees. Mis juhtus? Pidev kokkupuude negatiivsete uudiste ja teiste inimeste näiliselt täiuslike eludega hoiab aju ohukeskuste ehk amygdalat pidevas häireseisundis. Mis on selle tagajärg? Meie keha toodab krooniliselt stressihormoone, kortisooli ja adrenaliini. See muudab meid ärrituvamaks, ärevamaks ja emotsionaalselt hapramaks. See ongi põhjus, miks depressioon ja ärevushäired on viimasel kümnendil plahvatuslikult kasvanud. Meie aju on pandud uskuma, et ta on pidevalt sõjatsoonis. Me vaatame kõiki neid probleeme, dopamiini kaaperdamist, ärevust, depressiooni kasvu ja me küsime, kus on lahendus? Kas me oleme bioloogiliselt suletud ringis? Ei ole, sest Jumalal oli vastus olemas juba enne, kui see kriis algas. Ta lihtsalt ootas kedagi, kes ei lepiks selle olukorraga. Ma tahan jagada teiega ühte uskumatut, kuid täiesti tõesti sündinud lugu mehest, kes julges palvetada pööraseid palveid. Mehest, kes ei palunud lihtsalt, et Jumal tee midagi, lahenda see või teine probleem, vaid kes küsis Jumalalt geniaalset, peaaegu võimatut strateegiat, et päästa oma ema aju ja närvisüsteem. Ja see mees oli Jay Talibald. Vaevalt 30-aastasena oli ta teeninud juba üle 100 miljoni $. Tal oli kõik, millest üks inimene unistada võiks, välja arvatud üks asi. Tema ema põdes rasket ja pöördumatut haigust, multiskleroosi. Jay kasutas oma varandust, et viia ema maailmas tippspetsialistide juurde. Kuid arstide vastus oli alati sama karm. Ema aju ei suuda enam kehaga suhelda. Me ei saa mitte midagi teha. Kuid Jay oli insener ja mis veelgi tähtsam, ta oli sügavalt usklik mees, kes keeldus alla andmas. Ta hakkas palvetama ja tegutsema. Kus meditsiin tõstis käed üles, seal küsis Jay teistsuguseid küsimusi. Kui ravimid ei aita, siis kuidas panna aju ja keha uuesti omavahel rääkima? Jay ehitas oma garaaži superarvuti ja hakkas ise meditsiinilist kirjandust uurides koodi kirjutama. Ta programmeeris käsitsi 5,5 miljonit rida koodi, mustri, mis suudaks läbi naha stimuleerida närvisüsteemi. Tema esimene käega katsutav lahendus emale oli spetsiaalsed sokid, mille sisse see muster oli kootud. Niipea, kui see muster puudutas ema nahka, hakkasid aju ja keha taas suhtlema ja ema seisund paranes drastiliselt. Sellest sai alguse revolutsioon.
Alguses võtsid selle puhta dopinguvaba tehnoloogia kasutusele NFL-i ja olümpiataseme tippsportlased, et parandada oma tasakaalu ja jõudlust. Tänaseks on Jay seda tehnoloogiat arendanud juba 17 aastat. Sokkidest on saanud revolutsioonilised heaoluplaastrid nimega Superpatch. Tegemist ei ole suvalise imetootega, kuigi see toode on täielikult oma ajast ees. Selle taga on aastatepikkused põhjalikud kliinilised uuringud, mis on avaldatud tunnustatud teadusajakirjades ja tõestavad, et need plaastrid vähendavad reaalselt valu, parandavad und ja tasakaalu kuni 30% ja seda täiesti ilma mingisuguste kemikaalide või ravimiteta. Mõtle sellele, milline on Jumala ajastus ja tarkus. Jumal valmistas selle toote ette mehe kaudu, kes mõistis, et tema noorelt saadud miljonid ei olnud mõeldud ainult luksuslikuks tarbimiseks, aga millegi palju suuremal lahendamiseks. Kui Jay 17 aastat tagasi alustas, ei osanud keegi ennustada, et tulevikus keerab nutimaailm miljardite inimeste närvisüsteemi ja ajud täielikult tuksi. Kuid Jumal teadis, ta lõi lahenduse valmis juba enne, kui kriis üldse algas. See lahendus on täna siin. See ei ole ravim, see ei ole keemia, see on puhas neurotehnoloogia, mis tuletab sinu ajule ja kehale meelde, kuidas toimida nii, nagu Jumal meid algselt disainis. Kui sa tunned, et digimaailm on röövinud sinu fookuse, rahu või unekvaliteedi või kui su keha vajab valust vabanemist, uut energiat ja elujõudu, siis ära maga seda lahendust maha. Kui soovid selle tehnoloogia ja 16 unikaalse plaastri kohta rohkem teada, siis ingliskeelse info leiad sellelt veebilehelt ning põhjaliku eestikeelse materjali Superpatch Eesti YouTube'i kanalilt. Aga kui sa oled valmis teadlikult oma tervisesse investeerima ja tahad leida just endale sobivaima lahenduse, siis kliki siinsamas video kirjelduses olevale lingile ja täida see lühike ankeet. Nii saan ma sinu murega kõige paremini tutvuda ja sinuga juba isiklikult ühendust võtta, et koos õige plaaster välja valida. On aeg mugavustsoonist välja tulla. Täida ankeet ja vaatame, mida Jumal suudab teha. Suur tänu vaatamast, õnnistusi sulle ja kuulame juba varsti. Julge palvetada julgeid palveid. Küsi Jumalat tarkust ja ta annab selle sulle. Amen.